Pean täna oma minijutlust ühes väikses toas kiriku rõdu taha. Sellesse ruumi tuleb kunagi kas või lisakontor või hoiuruum. Vaatame, mis suurem vajadus saaks olla. Aga täna kuulsime meie, kes kirikus oleme, evangeeliumi, kus Jeesus päris kõvasti kritiseeris juutide juhid. Loeme seda ilmselt ilmselt tead, et päris mitukordselt Jeesus kritiseeris neid juhid ja see oli vana traditsioon öelda, et need tõelised prohvetid, nad kritiseerisid võimukandjad, kui nemad ei suutnud kas või elada või õpetada või manitseda Jumala sõna järgi ja niimoodi tegigi Jeesus. Ta, nii palju kui me teame, mitte kunagi ei kritiseerinud lihtinimesed niimoodi avalikult. Toon ühe näite, et Sakkeus, kes küllap ta oli üks Rooma riigi töötaja, aga juutide jaoks ta oli väga patune, halb inimene, ja ilmselt ka Jeesuse silmas oli ta teinud halbu asju, aga Jeesus ei hakka teda niimoodi avalikus ruumis manitsema, vaid ta kutsub iseennast tema juurde õhtusöögile ja seal nad räägivad ja me ei tea täpselt, kuidas see hingehoidlik vestlus niimoodi käis, aga peale seda õhtusöögi siis Sakkeus tuleb oma majas välja ja ta on täitsa muutunud ja tahab tagasi anda kõik seda, mis ta ise varem on varastanud näiteks. Aga täna siis Jeesus kritiseerib juutide juhid ja miks? Eelkõige sellepärast, et ei ole, Jeesus leiab, et ei ole seost selle vahel, mis nad õpetavad ja seda, mis nad ise teevad. Jeesus ütleb näiteks niimoodi nende juhtide kohta siis rahvale: kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga ärge tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee. Ütleb Jeesus. Eile oli mul au osaleda ühel laulatusel ja ka pulmapeol tõlgina. Üks Norra mees abielus Eesti naisega ja mina olen siis tõlk. Ja Norras, kui on mingi laulu või kui mingi pulmapidu, siis on kombeks, et seal on mitu kõnet ja sellepärast selle mehe või peigmehe isamees võttis sõna, tahtis kõnet pidada ja mina pidin seda tõlkima. Ja ta võttis selle peigmehe omandused kokku ühes sõnas, mis oli minu jaoks võimatu otseselt tõlkida. Selline sõna nagu norra keeles integriteet, inglise keeles integrity. Tuli mõned ettepanekud, ausus või väärsus või vääruslikkus ja nii edasi, aga integriteet, see tähendab, kui kellegi on integriteet, siis ta on täiesti seda, ta teeb täiesti seda, mis ta ütleb või mis ta mõtleb on õige. Ja ta tõi ühe näite ka välja, kuidas see peigmees, kes oli selle isamehe ülemus tegelikult ka ühes firmas, kus nad märgivad parkimisplatsid või märgistavad parkimisplatse. Ja see töötaja, siis see isamees oli tulnud ühele ostukeskusele, et teha oma tööd, see ülesanne, mis tal oli antud ja ta tegi täpselt selle järgi, mis tal oli öeldud ja mis sellele firmal oli öeldud selle ostukeskuse juhi poolt. See oskukeskuse juht oli muidu selle firma kõige tähtsam klient, ta oli rikas, ta oli selline kinnisvara kuningas selles linnas, Fredrikstad linnas, kust ta tuleb. Ja seda parkimisplatsi märgistades tuleb jooksmas välja see ostukeskuse ülemus
sõimab ja karjub selle mehe peale, et ta niimoodi ta on pannud mingit nööri, et sinna ei saa praegu kedagi parkida, kus ta praegu märgistab ja ta on nii pahane ta peale, et see mees ei leia muud lahendus, kui pakkida oma asju kokku ja minna sealt ära. Tulles tagasi siis oma ülemuse juurde, kes eile oli siis see peigmees, ta räägib, mis juhtus ja see peigmees leiab, et see ei ole õige. Kuigi ta on minu kõige parem klient, ma pean seda talle selgeks tegema, et niimoodi ei saa käituda minu töötajatega, minu inimestega. Ja ta võtab seda kõnet. See maksas talle päris palju raha tagant järgi. Aga see tõi välja see isamees, et sellel peigmehel on integriteet. Ta on, kui ta midagi arvab, et see on õige, siis tuleb seda teha ükskõik, mida see maksab. See on nii oluline, et sa teed seda, mida sa pead õigeks. Jeesus ütleb, teie olgu täiuslikud, ütleb ta oma mäejutluses, teie olgu täiuslikud. See sõna täiuslik tegelikult ei tähenda veatu. See tähendab, et sa oled 100% seda, keda sa tahad olla. Meie ülesanne kristlasena on olla täispuu, olla täiuslikud selles mõttes, et seda, mida me peame õigeks, seda ka teeme. Nende sõnade järgi, mis me räägime, nende järgi me elame. See on üleoluline igale inimesele ja eriti oluline on see juhtidele, õpetajatele, lapsevanematele. Sest kui sa ütled ühte, aga teed teist, siis see on kõige halvem kõigest. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Isand, lase oma paale paista sinu peal ja olgu sulle armuline. Isand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.